Mina ostan alati kodutunde piima. Head teha on hea. Kirjutan teile oma pojast Vaidost. Vaido Pärn on 35-aastane ja elab oma perega Vändras. Ta on karske ja sportlik mees, kelle jaoks pere on esikohal. Ta tervis on saanud kannatada ületöötamisest tingitud insultist ning ta põeb ka ravimatut skleroosis multiplexi. Nende 5-liikmeline pere, kuhu kuulub lisaks Vaido bioloogilistele lastele ka tema naise Anneli gümnaasiumiealine tütar, elab tillukeses korteris, vanas puumajas ja see pere tunneb suurt puudust pesemisvõimalustest. Ka kuivkemps on mure, sest lehk tungib juba eluruumidesse. Kus on nüüd sinu peatuspaik armas? On sul kindlus, kus toetada pead? Oled loobuma olnud kord varmas, üles leidma sa väärtused pead. Tervist! Sina oledki Vaido või? Ja. Oled või? Ja. Ma arvasin, et sa oled oluliselt vanem mees, sa näed väga noor välja. No paku palju vanem. No mina ei tea, no kui me laste järgi võtan, siis ikka peaks natuke olema. Nüüd oli 10 päeva tagasi oli juubel, 35 aastas juubel mul. No näed siis. Siis lapsel oli 5. sünnipäev, sai 11 ja naine sai 48 5. veebruaril. Okei, kuule sa võtsid siis natuke endast pisut vanema naise või? Ega vanus küsi armastust. Väga õige, Vaido. Näita, kus sa siis elad siin oma perega? Lähme siis sisse. Lähme sisse. Soe tuba. Panin pliidikütte. See on teil köök? Ja. Siuke tillukene. No Sindis me elasime ühetoalises korteris, 5-kesi. Aga selle korteris on tänu Kredeksi rahadega. Ja mitmekesi te siin nüüd elate praegu? Poja, kasutütar ja siis minu tibu ja elukaaslane, 5-kesi. 5-kesi. Ja mitu tuba? 2,5. Poja jääb siin vahekeal toas ja siis tibu jääb minuga ühes toas. Ja tibu on kui vana? See oli 8. Tädi sünnipäeval. Selge. Et sul on siis 2 last ja 1 tibu. Saad telefonis, kas see on see kõikide laste tänapäevane lemmikmäng või? Ei tea. Mis su nimi on? Jaagup. Tere Jaagup, mina olen Signe. Oi kui kõva käepigistus on Jaagupil. Kuule, sa oled ikka tõsine. Tere. Tervist! Kuulge, tulge edasi, siin on näed. No nii, sina oled perenaine või? Jah. Tere. Tere Anneli. No nii, kas sinu isa oli see, kes mulle kirjutas või? Ja. Vello on sinu isa Ja. ju? Nii et isa muretseb su pärast, jah? Lapsi kasvataja. Sellepärast isa muretseb. No tahaks pesemist minu meelest, laste saaks ka pesta ja tahaks ju kogu aeg vannis pesta. Praegu pesete kuidas siis? Ma käin, vahest käisime käime sotsiaalmajas pesemas. Aga vahest teeme lastele vanni ja. Seal pliidi ees, seal pisiks köögis või? Jah, no muus valti läheb. Kas sa tööl käid praegu kuskil? Käin. Mis sa teed? Krossis töötan 2 aastat juba, saab 2 aastat täis aasta, juunikuus. No, mis teed seal siis? Transportöörina olen. Panen kaupa välja, puuvilja. Mulle meeldib see töö. Vana töö peal kutsite tagasi, aga ma ei lähe sinna. Olin turvamees tegelikult. Kuule, kuidas su tervis on praegu? Ma käin arsti juures. Eks ta on raske on, aga saan hakkama. Ei kurda. Siis kui see insult juhtus, on nagu parempoolse keha hüpotoomia. Et parempoolse näonärvide töötlerid. Ei kurda, ei nuta. See oli oma 7 aastat tagasi, sa polnud 30-ki veel ja insult. 27. Ja insult, jah. Mini insult öeldi kohe mulle. Sul on üks teine maailmakuulus haigus veel, mida sa kaasas tassid või? Jah, skleroosis multiplexis, keskne süsteemi haigus, mis on välja ravimetu. Aga kuna sa sellest teada said? Siis kui mul see asi leitigi mini insult. Siis kõik, jah. Ja siis võeti alasel ja vett süstlaga, siis öeldi niimoodi, et on see haigus ja ma pidin leppima sellega. Ehk see paha oli, aga noh, saan hakkama. Ta tegeleb spordiga ju. Jah. Ja see aitab ka seda tervist ikka kõik aida nagu kontrolli. Mis alal ta siis võistleb? Kergejõustik. Tegin spordiga tegelikult. Et ilma haigetega võistlemas. Väga äge. Mis siin nüüd on? Siin on sinu medalid. Jah.
puhas inimmustvalge, kõik paistab lihtsalt nagu kilodega. Ma olen Eesti patrioot, ma olen reisin küll Saksamaal ja Münchenis käinud. Ka võistlemas või? Jah. Siit läheb edasi, issi medalid on pandud tagumisse ritta ja eespool on palju tähtsamad asjad. Jah, lastas on ikka tähtsamad. Näed, vaata, kui ilusad kuldsed kingad on siin paistavad. Ma uus kliit ostud, tütarlapsele. Igaks tähtpäevaks? Nojah. Need on siis sünnipäev, jõulud, kooli lõpetamine, kooli alustamine. Kui rahaline seis lubab, siis miks mitte? Nii. Kuule, kas see issi räägib mulle nüüd õiget juttu, et kohe, et saadki kohe nagu igaks sünnipäevaks uue kleidi ja... Jaa. On või? Teil on selline kohe selline komme või? Jah. Ja kohe meeldibki sulle niimoodi käia. Jaa. Kas sa näitad ka mulle, kui palju sul neid kleite on? Ei tea, kus need on. Sa ei tea, kus need on? Emme, kus on lapse kleidid? Mõnd hakkas nii huvitama see kleidi asi. Juba paistavad. Annabel, milline praegu sinu lemmikleit on? See. Vau. Kuule, kas ponid on ikka veel moes või? Ma ei tea. Kas tüdrukud mängivad ponidega praegu ka veel? Jaa. Ahah. Igal tüdrukul võiks olla selline issi. Ma olen suga täitsa nõus. Kus sa siis, Anneli, leidsid selle Vaido? Internetist. Internetist, sealt kust ikka tänapäeval leitakse, jah? Ja hakkas kohe meeldima? Jah. Aga seda sa ei vaadanud alguses, et saakene, poissike. Nii noor oli. Jah. Aga siis vaatasid täitsa asjalik tema. On. Noh, siis on hästi. Kuule, peremees, sa oled nii asjalik mees, et on sul mingi oma mõte ka, et kuidas seda pesemist saaks teha, et mille taga see on? On sul mingi ruum selle jaoks kuskil olemas? Sahtlist ja WC-st võiks ümber teha kuidagi. Praegu sul on kuiv kämps? Jaa, ega see hea käia ei ole tegelikult, kui -20 õues kuidas nüüd, et saaks kiiresti ära käia. Arvat on ja lastel veel eriti. Lapsed käib potimest nii kaua, aga mul kanti ei ole. Ja on see, mul talvevarud. Talvevarud või? Konservid ja tatar ja õli ja. Nii, okei. See on üks... ja siin on siis... See kemps, jah. Mis siin lase vahest kodus elada niimoodi, et lõhn nii üle pea pärast. Ja. See on päris kole tegelikult. See oli Signe viimane pooleliolev lugu, mille siis täna üheskoos püüame lõpule viia. Meeskonna sõnul sai siin määravaks Vaido ootamatu haigus ning pere olematud pesemisvõimalused. See pere sai valitud kunagi sellepärast, et noor mees, kes sai insuldi, kasvatab suurt peret ja et talle nagu appi tulla. Nii vähe elamispinda, et ma arvan, et see pesemisruum on üks kõige olulisemaid asju neile. Kuiv käimla, täna, no see ei ole väga hea. Torud sisse, torud välja ja tuleme sellesse sajandisse. Tõepoolest, kui sa oled 27-aastane, sind tabab insult ja sinust saab üleöö invaliid, siis on see raske. Raske nii vaimselt kui materiaalselt. Teisalt jälle, ma arvan, et see 30-ndatest pärit puitelamu väärib igati, et siia sisse ehitada vee- ja kanalisatsioonisüsteem. Tänases saates saab see olema tegelikult väljakutseks ka meile endile, sest minu meelest ei ole kodutunde ajaloo jooksul veel nii väikest pesuruumi kuhugi ehitatud. Mis ruumid me saame siin üldse käiku võtta? See on hästi väikse eesruum, kus oli see kuiv käimlosa ja siin oli väike sahvri osa. No nii. Ja sellest tuleb nüüd hästi suur pesemisruum. See suur on 1,5 ruutu on põrandapinda. Usso jessake. No kui ma iga kord räägin, et no enam väiksemaks kindlasti ei lähe ja siis ma pean iga kord oma sõnu sööma. Ma loodan, et ma enam ei pea, et see on nüüd kõige väiksem, mis ma teinud olen ja teen ka kunagi. Mis sinna siis üldse mahub? No kõik peab ju ära vaadata. Aga pesemis nagu duširuumi me ei mahuta sinna või? Ikka mahutame. Et ongi ta siuke lahtine. Põhimõtteliselt, kui sa sisse astud, siis kohe paremal on vett. See on õnneks tegime selle seinasisese. Võtab natukene vähem ruumi ja jääb siia mingi viiuluse ka, et muidu on kuskil asju ka panna. Ja duš tuleb siis kardinaga lihtsalt või? Aga mis viimistlusmaterjalina kasutame, siis on seal ju seda vett kõik kohad täis. Kõik kohad on täis. Et siis plaadime põranda ja siis ühe selle vetsutaguse seina ja ülejäänud on siis mikrotsemendiga. Niimoodi plaadime. Ma ei tea, mis Alex ütleb selle peale. See on nüüd põrand meil? Ja siis on see vetsutagune sein. See läheb kõik. Väike ruum, aga igast asju. Ega põhirõhk ongi ainult selle plaatimisel siis, jah?
plaatimisel ja siis natukene, et seda ruumi suuremaks saada, siis ma mõtlesin, et võiks ju lakke panna Vekta pingla. Et siis tuleb must pinglagi, et see äkki teeb natukene ruumi nagu avaramaks. Ja must ja avaramam. Ja läikega ja must. Aleks, kuidas me siin lahendame selle kanalisatsiooni? Siin on tihe asustusele kohaselt juba olemas linna kanalisatsioon ja trassivesi. Okei, nii et meil on ainult jääb torud vedada. Ühendamise vaev. Ja kui kaugele me peame mida vedama? Siin on see endine lampkast. Põhimõtteliselt sellest kohast me tuleme välja ja kui sa näed seal tee ääres seda killustikust ala, seal on liitumiskaev. Nii et väga pikalt ei ole vaja minna? Ei. Tuleb meil? Plattesaag ehk ilma kaablita. Plattesaag ilma kaablita, mida see meil veel vaja on. Aleks! Kui te hakkate nüüd põranda plaate saagima, ehk meil on aed aku pealt, ta ei ole enam kaabliga. Näe, siuke asi toodi. Äge! Äge! Sa oled ju näinud küll neid juhtmepuntreid meil, et... Aga seda läheb meil nüüd juba vaja või? Seda me saame juba... Isikupõrand. Jah, meil on siin mõned lõikad isikupõrandal, mida me saame selle peal teha ja kindlasti kui me jõuame liistudeni, nii kui on vaja pikki lõikeid teha. Okei. Siin on siis, ma saan aru, et plaan ehitada pesuruum ikkagi vanasse sahtruumi ja tegu on juba kuivkäimla ka? Kuivkäimla ka, jah, et siin peaks kindlalt ka jälgima lisaks siis sellele jaale soojustusele ja aurutõkkele ka seda, et saaks ka hea ventilatsioon. Sellepärast, et pesuruumis me küll püüame selle auru kinni, aga nüüd kui inimene sealt pesuruumist tuleb, teeb ukse lahti, siis seda auru läheb ikkagi sinna muudesse ruumidesse ka ja et see puitmaja, need konstruktsioonid ei saaks kahjustatud, oleks ikkagi hea mõelda siin nagu sellise hea sellise ventilatsiooni peale. Aga kui paksu plaadi me paneme? No plaadi, et ütleme, ega siin ruumi palju ei ole, et ma arvan, et ikkagi oleks mõistlik panna tõenäoliselt 30. Kuidas me lahendame siin ventilatsiooni? Millise ventilatsiooni? Aken lahti! Näed, on irvakil, jah? Jääbki aken või? Ei. Kui sa tähelepanelikult vaatad, seal akna kõrval paistab ka üks auk. See on, seespool on auk juba puuritud, väljapoole on keskava ära puuritud, et nüüd tuleb väljapoolt vastu puurida, kuna seina on juba nii paks. Aga põrandaga kuidas saab? Pesuruumi osas me pidime põrandad avama ja seal me kasutasime talade vahele siis Kingspani termoplaati. Aga nüüd see esiku osa, loogiline oleks alati, et märjad ruumid on muudest ruumidest madalamad. Siis me tahame tõsta seda põrandat ja seal me kasutame siis olemasoleva põranda peale Kingspan termoplaati ja selle peale paneme siis juba puitplaadi, mille me siis omakorda katame PVC, ma ei tea, millega Karola meid üllatab. Aga kui paksu me siis maha paneme? No ütleme, mida paksem, seda soojem, aga eks peab vaatama, et kuidas siin tööde käigus, mis see kõige õigemaks paksuseks kujuneb, et nii paksu kui vähegi võimalik, et pesuruum peab alati soe olema ja et siis maapinnas seda külmu ei õhkuks sinna. Minu külmkapis on alati kodutunde tooted. Neid ostes teed sa heateo. Minu külmkapis on alati kodutunde tooted. Neid ostes teed sa heateo. Kodutunne on rohelises Vändras, kus ühes vanas 30-ndatel ehitatud puumajas elab Vaido oma perega.
kodu on tilluke, selles puudub kanalisatsioon ja nii käib 5-liikmeline pere end pesemas sotsiaalmajas. Talvel saavad pisemad end ka köögis vannis pestud. 27-aastaselt tabas Vaidot insult ja enam pole teenistus selline, et seda remonditööd oma vahenditega ära teha. Kodutunne leiab, et Vaido ja tema pere on abikäsi väärt ning aitab ehitada kaasaegse pesuruumi. Tere hommikust! Tere hommikust! Jõudsitegi? Jaa, kell 9 panin viimased plaadid. Hommikul? Täna hommikul. Öö läbi tegite või? Me jõudsime kell 3 öösel siis plaatimiseni. Ja nüüd on siis veel jääb põrand, jah? No seda ei olnud mõtet lihtsalt panna, sest teada oli, et meil ju tuleb mikrotsement, siis tuleb Vekta ja kui nemad on kõik ära käinud, siis me võtame selle seina puukimise ja plaadime põranda. Vaido ei häbene öelda, et tunneb end kehvasti, et ta ei teeni oma tööga Krossi kaupluses piisavalt, et ise oma perele pesuruumi ehitada. Kuid saab aru, et see probleem muutub üha aktuaalsemaks laste kasvades ning see oli ka põhjus, miks abi vastu võeti. Kui te saite teada, et kodutunne tuleb teie juurde, mis siis toimus teie sees? See oli minust hästi õnnelik tunne tegelikult. Sest oleks tahtnud lapsed kasvanas, ei tahaks ju teid kuiv käimas käia. Talve on küll niimoodi, kui -25 sa oled sinna, siis lapsed ütlevad, et issi, ma ei taha vitsi minna. See on normaalne tegelikult. Hea, et inimesed tulevad, kes kirjutavad, kes tulevad appi tegelikult. Sest Eestis on tõesti väga palju pedes, kes elavad vahetuspiiris tegelikult. Mina saan näiteks palka, ma saan praegust üle 600 natuke ja mul on pension, invalidsuspension nüüd 280. Ma pean hakkama saama. Et see on kogu teie pere sissetulek või? Elukaaslane käib ka tööl, ta on ka nagu hooldaja. Eks see hooldaja raha on väike tegelikult. Ma ei nulise selle palgaga, aga ehitada selle palga eest ja kõrvale panna on võimatu tegelikult. Et sul on suur laps, on täisealine 18, väiksed tahavad asju saada, suur tahab saada. Kõige pisem tahab koju asju, sa ei saa ju lasteaed teha tegelikult. Tere hommikust! Tervist! Nii, sul on nii mikrotsement. Ja. Siin on 2 erinevat tooni hetkel. Vaatame, kumb selle plaadiga, ma tõin selle plaaditükid, kumb paremini kokku läheb, vist see või? Ja, see on nagu... Neid segada ei saa või? Võib panna ka segamini, 50% seda värvi, 50% seda värvi. See on siuke vaata nagu kollakam, on ju? Aga ma ei tea, mulle meeldib see ele, sest see ruum on ju nii pisikene, et mida eledam ta on, seda parem see on. Palju neid värve üldse kokku on? 40 värvi on nüüd põhivärvikaardil. Issand, ja kõiki neid võib omavahel segada? Põhimõtteliselt küll jah, et selles suhtes, et kuna me ise toonime pigmentidega koha peal, saab pigmente vähem lisada, rohkem lisada, saab ühe ämbri ühe tooniga teha, teise ämbri teise tooniga. Kombineerimisvõimalusi on selles suhtes lõputult, et fantaasial nagu piire ei ole. See läheb meil tegelikult pesuruumi, väga niiskesse ruumi, väga väikesesse ruumi, meil on küll aken ja ventilatsioon tuleb, aga kuidas ta sellele veele reageerib? Pinna kaitseks tuleb lakk, 2-komponentne akrüüllakk, see on täiesti veekindel, vett hülgav, lihtne puhastada, et otsese vee all niimoodi niiskes ruumis pole mingit probleeme. Aga mis ruumidesse üldse ta sobib kõige paremini? Maitse asi, pole nüüd ruumi, kuhu teda ei saaks panna. Võib-olla ainuke koht, kuhu siis aga võib-olla kõige parem asi ei ole nüüd mingi sooja müür. Võib igale poole. On see siis plaat, betoon, krohvitud sein. Ei ole vahet, ütleme puitpõrandale me ei saa seda panna. Aga kui kaua ta nüüd meil kuivama peab või millal ta selline nii-öelda kasutuskõlblik juba on? Kasutada teda saab juba 24 tunniga, aga laki lõplik keemiline kuivamine on 6 päeva. Mida istume? Puhkame. Aga miks meil kopp ei tööta, midagi ei toimu? Antud hetkel on olukord selline, et nende uute trasside alla on paigaldatud killupadi nende trasside toestuseks. Ja see killupadi on kõik pinnase vett hetkel täis. Me kaevasime selle otsa lahti ja sealt hakkas vett purskama. Päriselt näita siia. See siin või? Jaa.
meil ei ole mõtet hetkel rohkem kaevata, meil on vaja tühjenduspump siia saada. Aivar ütles, et me saame selle kell 8 Craamost, küll aga... Nemad läksid ju Karolaga kauba järgi. Jah, aga kell 8 on ikka päris hilja. Craamo on kinni ka vist kell 8 juba. Seda ka. Õnneks Andres, meie kopamees, tegi ühe kõne ja pump anti Craamost kätte ja pump sõidab meie poole. Nii et meil on, jääb teha ainult oodata nüüd. Meil ei saa mitte midagi teha praegu edasi, jah? Sellist asja oskasite oodata või? Ma hakkas mingisugust vett sealt üles ajama ja siuke kaevik on teil siin tehtud, et... Aga mis selle maja lugu üldse on, et millal te selle saite või teate ka selle maja ajaloost midagi või? Maja ajalugu on selline, et see on küüditati maja. Siin kõik küüditati nagu kõik inimesed. Sellest vanast või? Jaa. Siberisse on läinud. Mitu peret siis teate ka või? Vot ei tea. Maja nagu nende omanikud on välja makstud riigi poolt juba. Okei. Aga selle korteri ma ostsin 90 000 krooniga, aga omanik tahtis 300 000 krooni saada, aga maksin tingimata selle, et mul on lapsed. Siis ütles, et nagu anna 90, aga... Aga miks sa tundsid ära, et see just see maja ja see kodu sulle meeldib? Lähemale. Õige, kuule. Kui saab ämmaga hästi läbi, siis on kõik korras, on ju? Aga ennem oli teil siis? Olime Sindis nagu, meil oli nagu... Üürikas või? Oli lihtsalt jaa, nagu üüripind oli nagu. Kaua te üüripinnal siis elasite? Kaua. Ma olen Sindis kogu elanud. Sina oledki nagu Sindist pärit siis, jah? Päris ei ole. Ma olen tegelikult nagu mulk, aga... Mulk ja Pärnumaale? Jah, aga sattusin Sinti. Aga mis sind tõi siis Sinti? Kooli. Kooli tulid sinna hoopis, jah? Aga kus parem on, Sindis või Vändras? Siin on siuke vaikne koht. On jah. Kuidas teile meeldib Vändras? Hea. Hea? No ma ka sõitsin sisse, tundus nagu selline hästi rahulik ja mõnus koht. Kus koolis sa käid? Vändra gümnaasiumis. Ja seal on nagu kõik okidoki, jah? Jah. Meeldib, jah? Ja sinule? Meeldib Vändras või? Jaa. Jaa. Nüüd on täna on ilm ka ja kui suvel on vist siin üldse tore, on ju? Mis te teete suvel siin? Mängite ja käite niisama ringi või? Jah. Siin on vist tohutu laps inimesi lasta ja igale poole õue ja... Meie niimoodi nagu päris niimoodi ei... Me käime ise niimoodi igal pool ema juures ja... Aha, niiviisi päris üksi oma pead ei lase, jah? Ei, üksi ei käi. Ei lase? Mitte kunagi. Vaido ise on pärit hoopis Ida-Virumaalt. Tema vanemad lahutasid, kui ta oli 18-aastane ning ega Ida-Virumaaga teda enam eriti midagi ei seo. Tutvusin naisterahvaga läbi leid.ee, siis käisin külas vahetavahel, siis kõigi lõpus sain tunda, et see on õige elukaaslane või naine. Siis jäimegi kokku nagu. Mul eeskuju vanas ja vanama. Nemad lahkusid juba 2005 ja 2010 detsembrikuus kahjuks. Ja nemad olid koos 44 aastat. Ossa. Vanas käis kunagi Novosibirskisse. Kroonaaeg oli 2 aastat Venemaal ja tuli Eestis tagasi ja kosis vanaema ära. Millisest perest sa ise pärit? On sul õdesid, vendasid? Õde on surnud, 1980 suri ära. Teadmata põhjustel räägitakse, et kopsupõletikku ja juunikuus, kui huvitav on see. Ja vend on mul pool vend, aga ma ütlen ikkagi venna talle. Ema isa lahutasid oma abielu siis, kui mina olin 18. Aga läbi saad ikka. Vanemat peale vimma ei pea. Kui oli vaja minna, kes oli vaja minna. See oli nende saatus. Tema pere on nüüd Anneli ja lapsed ning kodu just siin Vändras, selles huvitavas puitelamus, kus kahjuks hetkel peale nende kedagi ei ela. Hõredaks kipuvad need väikekohad jääma. Eks suureks põhjuseks oli ka kanalisatsiooni puudumine, kuid nüüd saab lisaks Vaido perele kanalisatsiooni ka ülemine korrus ning kes teab, ehk tulevad omanikud veel tagasi ja maja puhkeb taas õitsele.
Mina kostitan oma sõpru alati kodutunde toodetega. See loob tõelise kodutunde. Kõige tähtsam siin maailmas on kodu ja seal valitsev soojus, sest ilma kodutundeta me jääme kodutuks. Meie seas on palju inimesi, kellel oma kodu on vaid unistus. Kui sina ostad kodutunde tooteid, teed sa hea teo ja annad suure panuse, et see lihtne unistus, oma soe kodu, täituks. Täna ulatame abikäe ühele noorele perele Vändras. Elatakse väärikas puitelamus, kus kahjuks puuduvad kõik mugavused. Köetakse ahju ja kasutatakse päevi näinud kuivkäimlad. Pereisa Vaido töötab Krossi poes transporttöölisena ja ema Anneli on sotsiaalosakonna hooldaja ning abistab üht ratastoolis vana inimest. Sissetulek 5-liikmelisel perel on väike ning kanalisatsiooni väljaehitamisel ei käi jõud lihtsalt rahaliselt üle. Selle töö võtabki seekord enda kanda kodutunne koos oma kõikide abistajatega. Õnneks oli seekord tegemist tihe asustusega ja olemas oli ka linnakanalisatsioon ning trassivesi, mis nüüd tuli vaid majja tuua. Tervist hommik! Nii, olete köögi juba võtnud käsile või? Siin on kõik valmis, ma saan aru. Peaaegu on siin kõik valmis. Liiniefektiga on tehtud, kammiga on tehtud, lasuur peale, siis on see isiku pool ka valmis. Kuidas meil põrand on valmis või? Siin on Põrand on plaaditud, kui mikrotsement lõpetab, siis me alustame muukimist ja siis mõne aja pärast saame hakata sammtehnikat paigaldama. Ja siis sa saad hakata kujundama seda ülisuurt ruumi. Jaa, hästi suurt. Aga ma vaatan, et paneme siia põranda ka või? Ja, me vaatasime just seda PVC-d siin, seisime kahekesi. Siin oli põrand väga kehvas olukorras ja kuna me nagu niisult seda püstakut vahetasime, siis tuli põrand avada ja siis tuli ka see otsus, et teeme selle põranda korda ja nii ta läks jälle. Ja seda oli meil kohe niimoodi võtta, jah? Selle me tõime Paukohvist. Pere eluolu muutus just siis, kui Vaido oli 27-aastane ja teda tabas insult ootamatult ja öösel. Kas pärast seda on teie elu kuidagi muutunud ka või? No ikka on palju. Ennem ta ta võis nagu rohkem selliseid töid teha, aga nüüd ju peab olima ikka. Need turvamees, ta oli ju seal Rimis ja siis seal püsti jala peal ju töötas kogu aeg. Eks see mõjustas ka. Aga kui juhtus see õnnetus Vaidoga öösel, et mis siis täpselt oli? Ei saanudki midagi aru, mis juhtus. Järsku läheb kööki, ma ei tea, mis ta tegi seal siis ja kukkus järsku mingi kolakas käis, läbi une. Ma ei saanud üldse arugi. Siis ma torusin kööki ja mõtlesin, mis juhtus. Siis ta nagu ütles, et tal hakkas nagu paha on. Ja niimoodi see juhtuski. No see insult oli suhteliselt õnnega oma koos, kuna see juhtus läbi une. Ja ma ise une pealt läksin ülesse. Nii. Ja mul selle on tekkinud paremuse kehahalvatus. Et see nagu raskendab jätteid rääkimist. Aga ma ei nullise selle ajal. Ma pean nagu edasi hakkama saama. Aga mis elu te ise nagu elate? Kui palju teil aega enda jaoks jääb? No sina teed eks ju sporti ikka ja ratast ja käin jooksmas ja siin on selle jaoks sobiv keskkond täitsa, jah? Meil on Vändras tuleb see Liide Koidula tee, see on see kõnnitee. See on hästi ilus tegelikult, seal saab joosta, saab trenni teha. Et elukeskkonnana sulle meeldib siin elada? Jah. Elektrijuhistiku, ma saan aru, läks ka osaliselt vahetusse või vahetati täielikult siin? Pigem valdume sinna täieliku poole. Täieliku poole, jah, tundub. Siin on näha, et suitsuandurid all on laed, aga suitsuandurit ei ole. Et selle me kindlasti saame sinna paigaldada siin. Oleme ringkäigu ära teinud. Koldeuks on natukene meil ära vajunud, siit on ka leek mingil ajal välja käinud, et kindlasti see tuleb lasta Potsepal nii-öelda üle vaadata, et seda parandada. Siis need vuugikohad siin vaatan külgede pealt ja kindlasti siis mittepõlevast materjalist põranda kate panna, kuna siia maha pannakse meil
see on linoleumkate, et kindlasti see siia ette paigaldada või on põrand nagu siia pandud. No ma vaatan, et lae paigalduseks on kõik asjad valmis, aga tulebki must lagi või? Jah, tuleb must lagi ja tuleb valge lagi. Kaks lage täna. Kuhu see valge nüüd läheb? Valge läheb esikusse ja must läheb siis vannituppa. See must kõlas nagu kuidagi väga niimoodi, et must lagi, et kuidas ta mõjub? Ei, no ta nagu suurendab seda ruumi ja annab efekti. Ja valgus jääb siia siis niimoodi ainult ühte äärde või? Ja tänapäeval me kasutasime seda ühte ääre valgustust, aga muidu saab panna nii süvistavaid valgusteid või LED-riba. See oleneb täitsa sellest, et ruumi suurusest ja kliendi soovist. Aga põhimõtteliselt võib täitsa ümberringi panna? Jaa, võib ümberringi panna ja võib ka sisse tervenisti lagi ära valgustada. Siin lihtsalt ei ole seda vaja, see on nii väike ruum. Jaa, ruum on nii väike ja me kasutasime täna läikivat lage ja see iseenesest juba annab valgust ka. Aga mis selle musta laega, kuidas seal siis tuleb see valgustus? Ta tuleb samat moodi külje poolt, aga see ruum on nii väike, et ta annab piisavalt valgust. Siia see praegu tuleb, siis siia tulevad siis need kuidagi see kardin või? Jaa, siin on need pushilift ja need on siin. Aga kuhu see peegel tuleb? No tervist! Kuulen, et räägite just peeglist seinavanekust. Jep. Jaa, siia seina oleks vaja panna mikrotsemendi peale ja liimida. No näed, siis sai õige asi kaasa. Seekord teingi teile peegli liimi ekstra. Nii nagu oli küsitud ja see nüüd sobib praktiliselt kõikidele pindadele. Et on lahusti baasil liim, läheb seina, kantakse laiali, panete peegli peale, surute kinni. Liim seina. Ja loomulikult tõin kaasa ka jällegi puhastuslapid, et neid ka aktiivselt kasutada. Siit lahti saab lapi kätte, sobib pea kõikide asjade puhastamiseks. Aga enne kõike, kui te just nüüd plötserdate liimiga, kui värske liim läheb, et saate liimi ära pühkida, kui värvite midagi, värske värv maha kukub, saate värvi ära pühkida, ehitusvahtu lasete, saate värske ehitusvahu nii käte kui uksepiitade küljest ära. Suured nad on? No, kohe siuksed täitsa arvestatavad ja enne kasutamist tuleb alati lahti võtta. Et ainus, ära nüüd näkku pane, et nina nuusutada prilliklaase ja mobiiltelefoni puhtaks teha, sellega küll ei soovita. Aga muidu on väga väärt asjad. Kui sina said teada, et meile kirjutas vist Vaido isa, nagu ma sain aru, jah? Vanaisa siis. Et mis tunded? Minu jaoks ikka päris sokk. Talvel nagu siis nagu helistati, et tuleb kodudena vaatama. Mõtlesin, issand jumal. Ma ei osanud kohalt ütelda. Pärast vaatavad kõik ja räägivad. Kas on juba tulnud ka mingisuguseid kommentaare või tagasisidet? Ei, keegi halvasti ei ole küll niimoodi tegelikult öelnud, aga noh, räägitakse küll palju. Räägitakse. Et te olete nüüd üle Vändra kuulsad? Tähelepanu keskpunktis. Küsitakse ja räägitakse kogu aeg. Kas teil tuleb kodutund nüüd? No polegi ta nii väike midagi, 3 mahume ilusasti ära. Jaa, ei ole. Ma ikkagi vist ei pääse sinna rekordite raamatust. Vist ei sellega, jah. Aga kõik mahutasime ära, kõik mida tahtsime. Jaa, täpselt. Ja mis me ära tegime siin? Kuidas see nüüd see kanalisatsioon siin selles vanas majas töötab? Me rajasime siia kanalisatsiooni, et tänaval oli olemas linnaveevärk ja see sai siis tuppa toodud siia sellesse ruumi, kus me oleme ja samas ka kööki.
Ütle, kas see nüüd selline lahendus seintes nagu säästis teie aega ka või? See on kindlasti väga suur ajasääst ja vedi ehitusplaat kiiretes olukordades ma väga soovitan seda kasutada. Sa saavutad nii soojustuse kui ka hüdroisolatsiooni tegelikult ühe tootega. Aga see tsement? Ikka vist säästis natukene. Saite vahepeal puhata siis. Siia mahub ainult üks inimene korraga. Nii et ma arvan, selle võrra säästis puhkusarvelt. Aga kuhu sa soovitad Karola selliseid lahendusi? Sa ise? Ega tegelikult ju sobib igale poole, aga ma pigem ikkagi minule meeldib ta niisugust vannitubades, et ikkagi kuidagi see, et sa ei pea plaatima, ta on teistsugune. Mina pigem soovitaks vannitubasid. Ja WC-pott läks seekord meil seina külge. Kas see oli nüüd tingitud kuidagi ruumi suurusest või lihtsalt sa arvasid, et nii on nüüd hea? Ikkagi ruumi suurusest. Et siis selle arvelt me saime siia kas või selle riiuli osa teha ja ütleme, see seinasisene ei võta ka nii palju ruumi. Et kuna siin on tõesti iga sentimeeter ja millimeeter on arvel, siis ikka ruumist sõltuvalt. Ja oluline on siis pererahvale, et just nimelt selle seinast, et nüüd selle veega ei maksa kohe hakata siis väga kõvasti lödistama. Et... Võib, aga tuleb hästi ilusti ära kuivatada, aga ütleme 6 päeva pärast siis on juba okei. Noh, püüame siis selle pere ka siia sisse ära mahutada. Meie kolmekesi mahtusime igal juhul sinna vannituppa. Ma usun, et mahute teie ka. No selline tuli, kuule vaata nüüd ka. Itse lõpp. Võib pesuda või? Võib pesema hakates kohe? Muidugi! Lõpuks ometi oli see kavaldatud töö tegelikult. Jaa. No armus väike. Kuidas sulle meeldib? Hästi. Ta on küll väikene, pisikene on ju. Aga mahuta ju ära. Kuidas sulle meeldib? Hästi. Hästi meeldib ka. Kes teist ennem läheb siis? Pead ema või mina? Anna pead seadada. Ila. Noh. Soe külms. Pildid kiiresti. Tule vaata. Ega siin võib käia ja võib sisse minna. Pildid kiiresti vetsus ära käima. Veitsi ka või? Tuleb ju. Sooja tuleb või? Äkki petar? Ongi soe asi. Sa pest tahad lahitada. Meil on veel kuskil mujal pesemas peale käima. Mis sulle siit kõige rohkem? Kuule. Mis sulle kõige rohkem? Pesemine. Kõige oluline pesemine. See kõik, mis on niisama juba peale kauba, aga ilus on ikka, on ju? Väike armas. Väike joormus, joo. Aga vaata, mul on teile veel üks kingitus ka. Kes need on siin peal? Lottemaa tegelased. Õige. Ja siin sees on piletid Lottemaale. Saate suvel minna? Palun! Aitäh! 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 Sulle ka! Aitäh! Ma tänan teid siis. Aitäh! Nii, ja kes nüüd on selliste kunstitööde autorid meil siin? Autor Maris Rootse ehk Juurikalu kunstiõpetaja. Ja teda tähendab, et ta minu pärast magamat töid. Jah, et kiiresti valmis saada. Vot, kui ilus. No mis sa arvate, kellel see siis pilt läheb? Äkki Karola teab seda? Te töötate aastaid juba temaga koos. Nime või Niilov, Kristi. Palun see viise tal. Jaa, kindlasti viin. Ma kallistan tema eest ka, viin talle selle.
Ühte ma panin siin veedetud päevade jooksul küll tähele. Anneli ja Vaido jaoks ei ole oluline materiaalsus. Nemad on omamoodi õnnelikud. Ja laste jaoks on tähtis hoopis see, et Vaido vaatamata teda tabanud insuldile on siiski nendega. Jääme lootma, et see taastumine läheb sama jõudsalt edasi ning kõik saab ühel päeval korda. Mina kohtun teiega jälle järgmisel esmaspäeval, siis juba hooaja kokkuvõtvas saates, kus läheme külla peredele, kellega esmakohtumine toimus teil vaat et mitmeid aastaid tagasi. Jääme nägemiseni. Vahel tahaksid olla juurteta, just siis, kui hing on veel noor. Tahaks minna ja võita ja võidelda, tundub ankruna siisema hool. Tuleb aeg, mil maailm saab piirid ja käidud on kõik võõrad teed. On koduni meetrid või miilid, taas jalge all peagi on need. Kus on nüüd sinu peatuspaik kallis, kus lookleb su kodune tee? Kas meenub sul hämaras hallis, siit samast kord läksid tee? Ühe käsi sind kindlalt siis juhtis ja emal sai toas valmis leib. Sealt roosinaid noppida tohtis, seal rohkesti oligi neid. Kus on nüüd? Mina kostitan oma sõpru alati kodutunde toodetega. See loob tõelise kodutunde.